Tere! Mina olen Martin Ehala, üks Sõnari autoritest. Selles videos näitan ma, kuidas Sõnari abil kokku- ja lahkukirjutuse küsimusi lahendada. Esimese sammuna tuleks analüüsida sõnaühendit, mille kokku- või lahkukirjutust te soovite teada. Vajutame ikoonile ja Sõnar seab meid esimese valiku ette. Mida väljendab viimane sõna nendest sõnadest, mille kokku- või lahkukirjutust soovite teada? Oletame, et soovite teada, kuidas kirjutada 25-aastane. Viimane sõna on siin aastane. Kõigepealt tuleb määrata, mida aastane väljendab. Arv see ei ole, sest ei vasta küsimusele, kui palju või mitmes. Kui sõnaühend oleks 25 või 25, siis oleks tegu arvuga, kuid meil on 25-aastane ja selle viimane sõna aastane ei ole arv. Aastane ei ole ka mingi koht iseenesest mõistetavalt nagu Must meri või Munamägi. Seega vaatame edasi. Kas aastane on omadus? Jah, aastane väljendab omadust. Kui keegi ütleb aastane laps või 25-aastane noormees, siis võib küsida, missugune laps, missugune noormees. Seega tuleks valida see variant. Jätame praegu valimata ja uurime teisi võimalusi. Oletame, et ei tea, kuidas kirjutada kasumi jaotamine. Viimane sõna selles ühendis on jaotamine. Arv see ei ole, koht samuti. Ka omadusega pole tegu, sest jaotamine on mingi toiming pigem. Järgmine valik on tegevust, vastab küsimusele, mida teeb. Kas jaotamine vastab küsimusele, mida teeb? Ei vasta. Kui viimane sõna oleks jaotab, siis võiks küsida, mida teeb, jaotab. Kuid meil on jaotamine. See vastab küsimusele, mis. Näiteks, mis see on? See on jaotamine. Seega pole jaotamine tegevus, vaid pigem mingi tegevuse nimi. Vaatame edasi, millised võimalused on. Järgmine valik on nähtus, asi, olend, mis vastab küsimusele, kes või mis. Jaotamine vastab küsimusele, mis. Mis see on? See on jaotamine. Seega tuleks edasi liikuda selle lingi kaudu. Jätame praegu valimata ja vaatame viimast võimalust. See tähendab juhtumeid, mis ei ole ei arv, koht, omadus, tegevus ega nähtus. Sellised kõik on liigitatud kategooriasse midagi muud. Näiteks võiks olla sõnaühend särgiväel. Sõna väel ei vasta ühelegi küsimusele siin üleval. See vastaks küsimusele, kuidas läks välja särgiväel, kuidas läks välja, kuid sellist küsimust Sõnar ei paku. Järelikult kuulubki ta kategooriasse midagi muud. See link tuleks valida, kui ükski ülaltoodud küsimustest ega valikutest ei sobi. Loodan, et nendest näpunäidetest oli kasu. Järgmistes videotes räägin juba iga kategooria sõnade kokku- ja lahkukirjutusest lähemalt. Tänan tähelepanu eest!